Tere õhtust! TKG TV uudised 23. novembril kell 6. Kooli 100. sünnipäevaks loodud trendikas uus logo. Keegi puudub vene keele tunnis. Vabandage, härra, vabandage. Salane joodik meie hulgas. No mis see oli? Mis sa siin kaameratega? Võtame kokku, lõppevad töönädala. Hiljuti Tallinna Kristiine gümnaasiumi lähedusest leitud viinapudelit teada on andnud inimestele põhjust muretsemiseks. Kas meie seas on alkohoolik? Lähemalt uuris meie krimireporter Katrin Lust. Aitäh, Olav! Aga palun! Nimelt on saanud populaarseks õpetajate seas alkoholi tarbimine. Kõige populaarsemad viisid on käia grupiga Maxima taga või üksinda personali WC-s. Meieni on jõudnud ka infot, et kõige tihedamini märgatakse õpetajaid liikumas 3 grupiga koolimajast välja, pudel näpus Maxima taha. Ja olemegi siis võttegrupiga jõudnud sündmuspaigale. Lähme siis vaatame, mida meile täpsemalt olukorrast räägitakse. Ja mis teil siis siin praegu toimub, et kuidas te seda olukorda kirjeldaksite? Ma vaatasin, joome, ja suitsetame ka veidi, aga seda pläru tegelikult polegi vaja sinna kooli, et seda topinurka pole vaja. Et ega tegelikult õpetajate rae võib juhtmaga üldse kartma, et pigem rohkem tubakate firma oma, et koondamised tulevad ju. Ma pakun, et 2000 töötajat ikka koondatakse ühe tobinurga vähemuse tõttu. Aga kas selline olukord teile koolis probleemi ei tekita? Ei tekita. Ma olen matemaatikaõpetaja ja mul selle on väga häbelik. Ja probleemsed õpilased ei taha matemaatika ülesandeid lahendada, aga vaata, siis ma julgen selle riistapuu siin välja võtta ja kui nemad seda tunnevad, siis hakkavad lahendama. Kuulge, aga kas relva kandmine koolis, kuidas see on ju, mis mõttes? Miks mul relvaluba olemas, mis ta mul ikka ütlevad? Nii, aga arusaadav siis sellega ja ilusat päeva jätku teile. Jah. Vabandust. No mis see oli? Mis sa siin kaameratega? Seda raha ka? Selline ongi siis olukord meie praeguses suitsuvabas gümnaasiumis. Kas me sellist gümnaasiumit tahtsimegi? Tagasi stuudiosse. TKG juhtkond otsustas iga-aastasel kongressil üksmeelselt, et kooli 100. sünnipäeva puhul saab kool uue logo. Varasemalt Tallinna 4. keskkooli ja Tallinna üldgümnaasiumi nime kandnud kool leidis, et koolielu uue 100. alguse tähistamiseks tuleks õppeasutusele luua logo, mis iseloomustab kooli väärtusi ja mõtteviisi kõige täpsemalt ning käib ajaga kaasas. Uue logo disain läks maksma kõigest 100 000 eurot. Samal kongressil otsustati ka juubeli puhul kõiki kooli tualette varustada kätekõuvatspaberiga, mille peal ilutseb ka vastvalminud logo. Lisaks planeeritakse alates ülejärgmisest aastast kanda uus sümbol ka tualettpaberi peale. Raha kätekõuvatspaberi uue logo jaoks plaanib juhtkond hankida printeripaberi aktsiisi tõstes, mis majandusspetsialistide arvates aga ei kata planeeritavat kulusid. Kurvad uudised meie gümnaasiumist. Koolipoissi saanud mitmendat korda järjest minna vene keele tundi. Koha peale uuris Marek Lindmaa. Aitäh, Olav! Oleme tulnud täna siia Tallinna Kristiine gümnaasiumisse, sellepärast, et on juhtunud üks väga traagiline lugu ühe gümnasistiga. Nimelt on ta puudunud juba 4. korda järjest vene keele tunnist, kuna ta läheb oma vanaema matustele. Lähme vaatame asja lähemalt. Leidsimegi siis selle gümnasisti ülesse. Vaatame lähemalt, mis toimub. Tervist! Tere, mis toimub? Me kuulsime, et teiega on juhtunud üks väga traagiline lugu. Nimelt puudutate 4. korda järjest vene keele tunnist, kuna lähete vanaema matustele. Rääkige lähemalt. No, sellega on siuke lugu, et esimene vanaema suri ära, sest ta sõi kala, siis ta lämbus. Ja teine vanaema suri nii ära, et ta läks ujuma ja siis ta ka lämbus. Väga kurb. Ja kolmanda vanaemal oli nii, et tal kukkus jalga otsast. Aga kui ma ei eksi, siis te rääkisite, et teil oli 4. matus juba. 4 vene keele tundi olete puudunud. Rääkige lähemalt sellest 4. Jaa, et ta lõi oma varba ära. Ja kuidas on see seotud surmaga? No ikka väga kõvasti lõi. Aga te ei paista üldse kurb olevat? Pole hullu, mul on 3 tükki veel. Kuidas saab ühel Eesti kodanikul olla 7 vanaema? Pole kaame. Head õhtu jätku teile.
kas siis sellist Tallinna Kristiine Gümnaasiumit me soovisimegi. Sõna tagasi stuudiosse, Olav. Aga lähipäeval ilmast räägib meile nüüd Peep Taimla. Ole hea, Peep! Tere õhtust! Terve nädala kestnud madarõhkkond hakkab lõpuks TKG kohalt taanduma ja oodata on kodutööde vähenemist. Täna õhtul on oodata miinuskraade Lillekülas 3, Kristiines 4 ja Factoris 5-. Lilleküla gümnaasiumi poolt on meie poole tulemas üldise haridustaseme langus. Tuleva nädala uus madarõhkkond toob endaga kaasa inglise keeles kirja ja vene keeles sõnatöö kirjutamise. Kusagilt kaugelt on oodata matemaatika tunnikontrolli. Kosest voolab vett, järv soostab kiirkõndi luik. Lõunasse lendavad lindvestid, kasearvud lähevad raagu ning aeg on otsida välja reha. Rannus lehvib punane lipp ja pallimängud tuleb edaspidi kolida keldrisse. Andku julget mõtteviisi, keemiasse, rohkem viisi. Aitäh! Peale pausi. Õudust. Uued toolid algklassidele on tellitud Lilleküla rohelises. EHR kaukunust saast arvudele. Homme menüüs. Praemuld ja ahjuvesi. Ja lõpetuseks. Anter Visa käib judos, aga Tommi vend annaks talle ikkagi peksa.